see on Smart, saage tuttavaks. Kõige väiksem auto, mida ma omand olen. IMEG oli isegi 4-ukseline. Aga Smart jonnib. Me oleme siin näidanud, kuidas ta läheb käima ja siis me võtsime, et me oleme kuidagi veale jälile saanud. Ja nüüd ta käivitub iga kord. Aga tead, see probleem läks üha hullemaks ja niimoodi, et üks päev oli Karel kodus tund aega maja ees üritas Smarti käima panna. Koputasin igat asju, liigutasin juhtmeid, need kaitsmeplokid vedelevad ja nii edasi. Käima ta ei läinud. Proovisin teine päev, ikka ei läinud. Siis käisime kunagi mõõrest läbi, Magnuse Karl proovisid ka, ikka ei läinud. Ja siis üks hommik müsteeriumisel moel, kui ma panin justkui boosteri peale, läks ta käima. Ja siis tunduski, et viga on akus. Ostsin uue aku, mõned korrad sai sõita isegi ja siis olin Peetri Selveris, käima ei lähe. Nii, vaatame nüüd, vaata video pärast nüüd ta läheb käima jälle. Nii, võtame immo maha. Ei lähe. Ei lähe. Ta tänaga ei lähe. Ainult lõpsub. Ja nüüd ei teagi, mis tal viga on. Selles mõttes, et kõik teed viivad starterini või mingi ühenduse. Massi kohad on kõik ära käidud. Aku on uus, boosterega ei lähe. See, mis on neil immo viga, seda ei ole. Me teame, et immo tuleb vaha. See on käigukasti SMS-aju mingi viga tal. See nagu ka nagu lülitab käike, näitab, et enne on kast on nagu neutraali peal. Kõik justkui nagu on, mis võiks teda käima minna, aga käima ta ei lähe. Alati teeb elu lihtsaks, kui te saate diagnoosida ka enne, mis autol võib viga olla ja selle jaoks on olemas OBD11. See auto, muidugi Smart, on natuke liiga vana, et näidata kõiki asju hästi, aga uuemate autode puhul on diagnostika see dongel väga kasulik abimees, sellepärast ta annab sulle juhtniidid ja lõngad juba kätte vea otsingutel, mida me kahjuks ei saanud rakendada selle auto puhul, et me saime raskemat pidi teada, nagu te varsti videos näete. Aga uuematel autodel ikkagi juba tänapäevast autos, kui me räägime, mis on autod ainult paar aastat vana, siis OBD11 võimekus seal igasuguseid asju teha on ikkagi hämmastav ja uskumatu. Mis autodel OBD11 töötab, saate kodulehelt järgi vaadata, sealt saate margi mudeli vaadata, aga lühidalt öeldes on seal Vaagrupp, BMW, Lexus ja Mercedes-Benz on ka sinna nüüd lisanud. Ja kodulehelt saab ka vaadata, mida siis teie autol saab teha. Valite margi mudeli ja siis ta näitab, mida saab teha. Saab muuta näiteks suunatulede blinkimisarvu näiteks 2-3 pealt 4-5 peal tõsta. Saab mingisuguseid piuksumisi, mis teid häirib autos ära kaotada. Saab panna neid follow me tulesid erinevalt. Ja tegelikult osadel autodel, Golfidel näiteks ja Audidel saab ka seda suunatule triipu panna niimoodi, et ta ei vilguks, vaid ta, kui on LED-il võimekus, ta teeb seda sujuvalt või siis korda mööda panna. Et võimalusi on väga palju, te saate avada ka siukseid funktsioone, mida võib-olla autotootja teile teha, sest ei ole andnud, aga autol on valmidus olemas, siis te saate avada need endale, mis on ka väga kasulik. Kellel huvi, vaadake kodulehelt järgi, tegelikult väga äge mänguasi, töötab tema nutitelefoniga koos ja saate tangli soetada OBD11 kodulehelt, kasutades Vampireo sooduskoodi, saate sellega odavamalt. Kõik lingid leiab alt ka, minge vaadake siis, mis teie autol vaja diagnoosida on, sellepärast, et kui sa tead juba suunda, kuhu minna, võib lõpptulemus olla palju kiirem ja valutum. Teate, pull lugud on selle starteriga. Vaata, ma näersin siin, et väikse auto rõõmud, see on jumala äge, hea on remontida. On! Mis te arvate, kus see starter on? No selle eest võiks küll Mercedese inseneeridega joonlauaga vastu näppel liratada. No miks sa niimoodi tegid? Tõstame auto üles, selles mõttes, et tõstame üles, ma näitan altpoolt ka, aga starteri asukoht on selle kondi pumba all ja sisse laske all sinna. Mul ei mahu isegi käsi kuhugi sinna vahele. Starteri poldid tulevad läbi käigukasti poolt siia, selle jaoks on ma kõik see, mis ma tegin juba ühe korra. Kuuler, interkuuler, kõik on ära võtta. Vaatame altpoolt, äkki ikkagi saab kuidagi kätte. Siin on veovõlne, siia ei oleks starterit saanud panna. Algus ma vaatasin, et starter on siin. See, jumala easy ju. See ei ole starter, see on käigukasti lülitus, aktuaator.
no aga siia alla oleks starter mahtunud kuhugi või selle teise koha peale pannud, et starter siia panna ju, siin nagu kind of on ruum olemas mehed ju. Ei, me paneme ta sinna. ma vaatan, kes ma suumi. Ma ei saa isegi vist ei suumi välja siia, näe starteri see ots või korpus paistab siit. Täiesti seal, kus valgus oli, seal oli. Nii, siin on nüüd kenekas, ma ei tea, see kenekas vist ei tule siit vahelt välja või tuleb. Ma ei usu, ma ei tea. Oi. Mis manuaal ütleb? Manuaal ütleb ilmselt see remove engine. Ma arvan, et ongi. Ja kui interneti vaatasin, siis nad lasevadki selle mootori alla ja siis sealt ülevalt poolt kuidagi tagant nagu, et sa teed kere ja mootori vahel teed ruumi. Siis sa sealt pussid ära. Konditorud pidid ette jääma, jahutusvedeliku toru on seal ees veel. Nii et vuts on võib-olla välja lasta, aga okei, sa saad kondipumba eest ära tõsta, jahutusvedelik vist vaja nagunii välja lasta. Põhimõtteliselt see lugu käib tegelikult siit näed. 1 polt, 2, 3, 4 poldiga pidi ära käima. Ja mingid mehed räägivad, et siin on isegi slakke jäetud nagu voolikutele asjadele, et ta ongi kind of mõeldud, et mingi service asendanud ta siis. No ei ole nagu vaimustuses sellest service asendist. Kuidas saab nagu niuke asi olla? Mul on see käsipiduriga probleemi, kuidas see kuradi ühendus ära käib? Käib siin sisse kuidagi automaatselt. Nagu ei ole motivatsiooni ja vaata, see on see ka, et see ei ole 100% kindel, kes on selle viga. Ma võtan keneka äkki eest ära, ma pääsen sinna starteri nendele klemmidele äkki ligi, äkki lihtsalt oksiidi täis, starter ise on korras. Et pea ära võtma, äkki piisab puhastamisest. Alustame lihtsamalt. Alustame ikkagi lihtsamalt. Vaata, hakkasid ratast alt ära võtma. Vaata, offsetiga veel käisiteks on ju. Päris siuka randiga. 3 poldiga kinni. Rate reduction. Rate reduction. Pöörlem massi on vähe. Nii et vaatame, kas ma sellest keneka saan nagu lahti eemale, et vaadata, mis seal taga toimub. Äkki pääseb starteri plussile ja ergutusvoolulegi ligi. One eternity later. Noh, mis see keneka eest võtmine on ju imelihtne, et siin on mõned asjad tuleb veel eest ära võtta, ega pole midagi. Klassikaline autoremont. If you want remove starter, remove engine. Oi! Tahaksin see Audide nali, et esimene rida igal remondijuhendil on remove engine with gearbox. Ja siis hakkad ülejäänud lugema. Kui peaks Mersu esindusse helistama nüüd, ütlema, et helistama sinna tere. Minu Mercedesel probleem. Ei käivitu iga päev. Tahaks pakkumist saada starteri vahetuseks. Ja siis küsitakse, mis Mercedes teil on? Smart engine, Mercedes. Huvitav, mis pakkumine tuleb esindusest? On ju, Mercedes esindus. Kus neid Smart remonditakse? Ma ei tea, mitte kuskil. Ikka siin samas Mersu esinduses. Uus maja neil olekski sihukest ühte kotleti või. No vaata, mis nüüd juhtus siis. Magnus tuli siia, vaatas ka peale ja ütles, et ega mis siin on. Siis ma hakkasin vaatama, et kui keeruline seda engine'it remove'ida on, aga tegelikult ongi üllatavalt lihtne. Ma arvan, et selle keneka äravõtmise peale sealt vahelt jebides läks sama palju aega kui remove engine koos kõigega. Mis siin on? Näe, mass, 1, kütuse pealevool, kütuse tagasivool, karteri see või paagi tuulutus või see söökanister. Salongi läheb 1 pistik, ajujuhe, 1 pidurivoolik, 2 ABS jandurit ja veel 1 juhe ja 3 jahutusvedelikku lõdrikut ja konditsioneeri niimoodi kavalalt tühjaks ei lase. Võtsime kondipumba 4 voldiga lahti ja ülesse. Äkki on vurt sees, minust töötas kvalite. Ja nüüd ta siin on. Ja tulge vaadake, kus on starter. Te lihtsalt ei usu seda. Näht, vaata. Siin. Kujutad ette või? Isegi praegu jahutusvedeliku toru jääb ette, et seda kätte siit saada. Näed, vaakumvoolikud veel jäävad ette. Täiesti kohutav, kuhu te pandu olete. Ja vaata, pikad poldid lähevad läbi kastikorpuse siia 1. Ja näed siin, see kuuler katte tuleb ka ära võtta ja teine on seal all veidus. Täiesti müstika. Ja nüüd räägime veel ühe püendi. Kõik see töö oli täiesti mõttetu. Ma arvan, et selle starteris ei ole viga. Me leidsime ka vea alge. Aga tänu sellele, et me hakkasime mootorit maha võtma.
me jõuame tagasi, vaata, kõik on nagu nii loogiliselt tehtud, on ju, et sa saad lahti võtta. Ja siis on üks juhe, peab minema salongi, kuhugi juhi istme alla, nii et juhi iste tuli ka ära võtta. Nii et terve salong on ka laiali. Ja seal on üks releeboks, starteri releeboks ja vaata, mis siin on. Siin kasvavad, siin pistikus kasvavadki smurfid. Sinised satelliidid. No laseme auto alla, näitame seal üks boks, võtame selle boksiga ära korra siis. Need juhtmed läksid salongi, otsisime, kust saab lahti teha. YouTube'is mehed lõikavad ka juhtmed maha ja joodavad kinni, aga näed, kui sa tuled tegelikult siit, müürist tuleb see juhe läbi, ta tuleb siia ja siin mati all, kus on kõik niiskus, ongi seuke releeboks, mida Magnus ütles ka, et peab olema istme all, kus Karel ütleb, kurat, seal ei ole ruumi, et seal oleks midagi. Aga vahigus vennad on mati sisse selle peitnud. Sellepärast, kui ma katsusin nagu põhja ja matti vaata, siis seal nagu käetsevad kokku, jumala vähe ruumi on. Aga ühes kohas on matist tehtud tõesti süvend. No Karl poiss, mis sa ütled? Pai New Mercedes või? Paneme likku kõik. Paneme likku või? Ega võta see kaan siit ära, see käib ära, ma näen, vaata. Magnus tuleb kruikeera. Ma ei teeks kaan tuleb, sest vaata, neid kemmid siin alla. Ei, see käib ära. Ei või? No vaata, näe. Vaata. Midagi käib siit lahti. Kaitset. Kaitse tuleb väljagi. Ja see selgitab ka seda nüüd, et miks auto käivitub vahel ja mitte niiske ilmaga käivitub, sellepärast, et siis asjad lähevad märjaks tagasi niiskeks ja siis ta kontakteerub. Aga vaata, kui ära kuivab, siis enam kontakti ei ole, vaata, kõik on haljad need. See ei saagi ühendust anda sinna. Ja kõik need kaitsmed on siuksed. Aga releed, mis oli imekombel nagu hemmoras, need käivad ka ära. Need releed käivad huvitav ära, aga seal teises paaris ei käivad. Oih. No see ongi pahandus ju. Huvitav, kas seda boksi müüakse eraldi, kas siin on mingi tarkus ka sees, et seda mingi õpetada või tegelikult? Ma ei usu. Äkki saab niisama selle kuskilgi. See pigem tundub lihtsalt, et... Mida teeb niiskus teie autodega? Järgu hoidke autot üldse niiskes keskkonnas. Pange kuiva garaaži. Jah, no täitsa vekk. Mõtle, kui elaks Amazoni vihmametsas, siis saagi autoga sõita, peab hobusega sõitma. Kuivas garaažis hoiad siis. Oota, aga mõju huvitav, kuidas nagu, ta käib ikkagi lahti. Mis siin lahti käib? Sellega vist ei ole nagu midagi teha. Part number is, ei, otsime part numberit. Kule juba on Floy. Näed, siin on tootmisaasta on küll. Nool on hinnapool, mis on 98. Kurat, auto on 99, see on varem toodetud juba. Nii vana tükk. Aga ilmselt saab seda kuskilgi. Me küll ajame küüneviha sisse. Ajame küüneviha sisse, ikka vaata, mis kurat. Hullemaks ikka ei lähe. Ei, no ma arvan, et me saame ainult paremaks teha seda. Mis te ammendate siin? Näe, starter, vaata, kui pikalt poldid siin käivad. Näe, läbi käigukasti, vaata, haljad. Siin on see, nagu Karl ütles, tehase õhk on vahel. Ja nii lihtne ongi starteri vahetus ühel väiksel autol. Alt poolt oleks vajanata läbi viltu äkki. No mis see on siis? No, supsti ja valmis, tehke kähku ära. Oble praab. Tõenäoliselt see starterile midagi viga. Aga kui me nii kaugel oleme juba, siis me kontrollime ta ära, et nii tuleks üllatusi. Seal saab lahti võtta, siis vaadata, kus Hari elab. Aga värisege smardimehed. Kui see auto käima hommikul läheb, starteri vahetus on. Esindus tahab ikka võtta, kena koopika selle eest. Aga me ei tee seda tööd. Me võtame ka, hea koopika, et kuule, tegelikult ei ole väga hull töö. Tegelikult mul raske on. Mingi 1000 eurot läheb. Nii, vaataks nüüd see sisse. Kurat, see tundub uus, vaata siit poolt. Keegi on vahetanud seda juba. Panen korra voolu peale, vaatame, mis sealt ta niisama teeb. Võib-olla jällegi mõtled lahti kakkuda. See tundub uus. Tenso, näe. Proovime korra. Teen poolu. Pauku teha. Teen poolu. Kurat, meil ei ole krokodilli. Ei, kuusteri. Kuusteri. Kuusteri on ära. Krokodilli. Ma ajan kaamerat, ma eksperimendis ei osale. Sealt see kaameramees, et kaameramees elab alati. Kaameramees jääb alati ellu. Nii, üks läheb massi ja siis meil on vaja saada seda, kus on
ergutust on vaja siit vahelt saada, jah? jah, Kruuarit. või vaat, pane üks juhtme ükse vahele. Ei, kruuvar tuleb juba. No vaata, siin on isegi olemas õige pinniga see. ei, see ei lähe otsa, see on väike. Läheb ikka. Nii. Hoia kinni ka. Ma käe peale. No, paugu pilli. Kurat, sellega saab Mardiga Tartusse sõita aku pealt. Ilusti tõmbab. Et kas siin on rohkem kilovatte kui mootoril endal või? Jah, Jees. ma arvan, et starteriga ei olnud kerge valediagnoos või? Ei, no ikka tuleb ette. Meie ka vanad roostes siin Karel mäleta, kui seda asju tead. Eks vaata, mehaaniku hing on see, et tuleb alati alustada. No kurat, on pekis raist. Alustame mootor maa, kui keerulised asjad vaatame ära ja siis kaitsme karpel läbi. Ei, aga nüüd saab kõik asjad puhtaks teha ilusti klemmid, kõik selle ära määrida siin. Anna mu juhe tagasi. Anna juhe tagasi, see juhe oli koksiid ja sellega teeme puhtaks. Ja siis loodetavasti ühtegi käima minemist probleemi enam ei esine. Võib-olla osal on see, et seal kattelis lukustub ära selle. Sellel ei ole, sellel on niisama. Katte tagasi peale. Kui me nii kaugel olime ja täna lõpetama hakkasime, siis me mõtlesime, et ega see Geneka vahetus ka selle autol mingi lillepidu ei ole. Kontrollime ära harjad. Harjad on head, kollektor on hea ja tagasi kokku. Ega sa ei taha ju selles Mardi mootoris mitu korda maha võtta. Mis väga raske öelda näks. Tahad või? Ei no, mitte rohkem kui peab, aga väga raske ei olnud. väga raske öelda. Nii et täna siit lõpetame, tellime nüüd mõned jubinad siia, sellepärast need flantsid on selle kahtlused, ma ei tea, kas ma neid julgen tagasi panna. Siis ma tean, et seda näiteks ei ole vaja eraldi tellida, siis oleks pealt saanud Tenso koodi ja oleks saanud näiteks palju odavamalt hakkama, kui teile Genekas osta. Kuigi äkki see on väike Genekas, äkki see ei maksa midagi. Tavaliselt need väiksed asjad on alati kallid. No, võib-olla toodet nii palju, sellepärast on kallis. Jah, aga nagu nägime, tegelikult selle autol oli juppe võttekuulerite turbosid, oli nagu maa ja ilm valida. Et äkki täitsa lootusetu värk ei ole, see kes siin vist või. Nii soon on siin, siin on 2 soont, näed. Naksti ja veel üks kate. Et see on suur augud, siin on suured pinnid. See tuli enne siin pool, keera mulle tagasi. No? Ei, nii oli, ma alustasin niimoodi, mul on nagu... Mis sa ütlesid, keera? Pilt mälu on siin silme ees. Sinna poole minu, nagu tilapel. Fresh New, tegelikult ei ole brand new, see on taastatud. Ma ütleks, et võib-olla ei saakski aru võtta enne ja pärast. Kõiki asju tead ei saa uusi osta. Trodo.ee, see on varuosa see internetipood, saab tellida endale kõiki tükke. Näiteks termostadi tellisin sealt endale. Vampiro sooduskoodiga, Vampiro 26, kõik asjad, mis pakiautomaati mahuvad, saadetakse teile tasuta. Et termostaadi leidsin sealt küll, aga näiteks seukest vigurit sealt ei leia. Mõtlesin, ma tellin siia ka uue selle, et see nagu katki ei ole, aga tihendit oli vaja, siis tihendit tuli ise otsida kuskilgi. Aga enam levinud asju leiab sealt, nii et tasub otsida. Ja sihukest asju otsisin ka, ei leia releesid ja kaitsmeid saada, aga seda ei saa. See on siis mingisugune lisaaccessorite see blokk ja vaatasin nende kasutatud hindasid ka, siis suht kole. Nii et proovime seda taastamise teed. Nii et kellel muid asju veel vaja on. Mis ma veel tellisin, olid ju küünlad. Need 3 tükki, mis jäid siit ära vahetamata. Vahetasime need küünlad ka ära ja ega rohkem ei tellinudki või? Ikka tellisin, veel tellisin Trodosti. Kliima näeb pinguti ja kõige väiksem maailma kliimarihm.
see on nagu eos karbist välja võttes, kurat vaatad, et pooled sooned on kadunud ju. Mis kuradi, sellega sa isegi rihma anda kellegile. Nii et väga huvitav, noh, väikse auto värk. Nii et nüüd me saame siis tagasi panna selle vigurduse. Põhimõtteliselt selle termostaadi pärast peabki mootori maha võtma ja noh, siia ei pääse ligi, vaata, see kõik läheb siia ette niimoodi. Päris julm. Siis saab peale panna. Siis on ketsi teha. Karl, sul see M-Jott on katki, kõik teavad nüüd. On jah, vedeleb siin. Äkki saad koju täna sõita, ei pea transporteriga sõitma, vaid saad ikkagi vähe väledama pilliga. Ma ikka nädala sees tõmbusin õhtul kella 2 marsa teenust ikka. Teenisid raha juba või? Muidugi. Kurat! Noh, õige, tulebki teenida, aga raha kulub igale poole. Nii et vaatame, kas ta läheb samal ludinal kokku ka, kui ta maha tuli. Tavaliselt lammutada lihtsam kokku panna on kehvem. Pidulik hetk, et me saame seda käivitada. Kõik olulised komponendid on küljes ja näed, see karp on siin. Ja ega me nagu eelmine kord ka arutasime ja mõtlesime, et Magus küsisid nagu üldse, miks nad sellised istme alla on pandud. See on väga hea küsimus Mersu või Smardi inseneeridele. Miks te siis nii tegite? Vastake, kui keegi teab. Aga vaata, ongi nagu loll lugu, vaata see, et esiteks nagu, ma ei näe mitte ühtegi loogilist põhjust, miks ta peaks siin olema, nagu see karp vaata. Ma saan aru, et juhtnud läks edasi, et auto keskosa on ju. Samas vaata, ma ütlen nüüd, vaata, Mersu on raha raisanud. Juhtmed on nagu pikemalt tehtud, särki-värki. Sama hästi võiks see boks siin olla, mati sees mingi asi. Niimoodi, et sa ei pea esiistet välja kakkuma, sa lasid istme asendisse ja saad kaitsme blokile ligi näiteks. Miks see Vaiarju putingist nii imeliku kohta? Või see võiks üldse mootori ruumis olla juhtmete poolest seal kuskilgi või? Me igal juhul, me paneme ka ta ümber. Ma ei pane seda tagasi sinna niiskesse kohta. Me upgrade'ime. Paab mootori peal sooja või? Ma mootori peal päris sooja panega, ma kuhugi sinna jätamegi. Matt on nii paks, et siia saab talle oma selle pesa lõigata. Kaval peab olema. Nii, kuule, mis siin lobiseda vaatab. Kas sellest higist vaevast ja pisaratest oli ka kasu? Istuda ei ole kuhugi ju. Istu põrandale. Istu põrandalegi, siin autos võib istuda küll põrandal. See kässari värk on ka imelik. Nüüd on kässar. Ei ole. Ei ole. Aga ta teeb häält, aga sealt alt vist saab regullida seda. Peab inspekteerima. Peab inspekteerima, see on mingi huvitav süsteem, mingi pulk läheb sisse. No nii. Nii, X. Imoma. Ei ole X-i. Läheb esimese korraga. Ma arvan küll. Põmdi. Ja siis ma saan sellega täna koju minna. Sa võid sellega koju minna, kui sa julged. Ei noh. Ikka veel läheb käima, Panen 3 korda, vaata, kui haisu viskab. Aga vaata, pidurit ei pea ka vajutama ja kässari pea peal olema. Nii et ta peab niisama käima minema. Noh. Ei, aga kui Easy. isegi nüüd probleem on, siis teab, mida kõditada ju. Kõditad siit kaitsme plokki, jah? No nii, kõik Smardi omanikud Eestis. Palju teid olla võib, noh? Kord 1000, ma ei usu, et on. Aga paarsada ikka on vist või? Siis teate, kui otsida, et istme all, vaadake tegelikult juba kohe üle. Sellest ma vaatasin kasutatud osasid, siis enamus pildi pealt olid oksiidsed. See võibki seal Smardi surm olla, et tegelikult lihtne viga, aga võib-olla kohe ei hakka jaole. Ja küsisin esindusest ka, siis mul siin nagu käpad sees. Küsisin nagu sealt, noh, ma sain kohe riielda sealt. Enne tulebki diagnostikat teha. õigesti. Et käi koolitusel, tule Mersu koolitusele, siis oleks võib-olla vältid seda mootori maha võtmist, aga me saime veel mõned probleemid likvideeritud. Aga mis nüüd ütles, 2,5 tundi arutasin kokku midagi.
starteri vahetus ise ta ütlebki, et lase mootor alla ja siis pead ära vahetama, see oli 1,5 tundi ja midagi oli 0,8 tundi. Ja ehk ma ei tea, kui see tunni hinne seal täna on mingi 100 midagi kindlasti. Ehk siis nagu väga kallis ei olegi, pool Smarti hinda ainult. Starteri vahetus, pluss veel mingid varuosad ja starter ise ka. Nii et pull lugu, laome ülejäänud osa ka kokku ja läheb testiba. Karl läheb testiba. No kuidas läheb? Hästi läheb, näevad muidugi teile salongi isegi puhtaks. Selle panen arvele juurde, kuule vaata, mis ma siit leidsin. Parkimiskell manuaal. Väiksed salvakad, kui jääd tee peale, siis saad nutta oma Smartis. Ja üks pikipastakas, ei ole pikki või? Stangepastakas. No kui äkki läheb vaja kunagi, võtame siia. Parkimiskella kasut. Aga nüüd panin selle pepu osa kokku. Päris hea rätstyle näeb nii välja. Äkki panekski kilpe peale või? Nii näeb ikkagi nagu edevam välja, kallim päe. Niimoodi on laia välge näha. Aga jahutusvedelik või nagu serviceavad on siin tal kuskilgi siis, näed. Ega ma ei teadnud ka, ma internetist ise vaatasin. Ega ma vaatasin ka. Helvetit nagu. Vaata, ma toon sulle selle. Tolmu ime. Sellel vist nagu ei käigi see korrati kuidagi see ära. Aga näe, pidurivedelik. Ja jahutusvedelik peaks ka olema. Tuli on. Äkki jahutusvedelik on siin pool. Oota, kui see on vaja arvut tõmmata. Tule siit salongi. Aga kus salongi filter on? Seda ma ei ole leidnud. See on ka vaja vahetada. See on Trodos tellitud. Aga kuule, salongi saab päris pikalt minna. Ma tein nõu võtu tühjaks. Mis see siin on? Signaal? Ei, see on kojame mootor. Klaasipesu käib siit. Kuidas sa valad seda? Natuke on ikka imelik see värk tead. Kuidas sa seda valad Ma siit? mõtlen ka, et vaata, kas ma saan näidata, et nagu sellele ei saa pihtagi. Ei saagi, mis moodi? Vaata, tõmba veel, siis näeb. Oota, see on inseneering, kuule. On või? Ei käi välja, kuule. Ikka käib. Mine. Niimoodi või? Sa pead ikka osavate näppude voor olema. Kuule, meil klaasipesu on, valame sellega täis kohe. Kuule, tunneb küll. Roosat manti, ma ei tea. Pärast on 2 liitrit sa siin surud ja... No vaatame, palju me sisse surume siia. Klaasipesu otsas äkki raisk. Talv tuleb. See ei ole talvine. See on ikka klaasipesu suvine. Summer bash. Oi. Aga tahad öelda, et see käib... Oi, püksi ka veel. See tahad öelda, et see käibki niimoodi või? Aga nii on see... See on nagu... Ma mõtlen mingi naisterahvas äkki. Ei tahaks öelda, et see naisterahvast auto on ikkagi. Sellega sõidavad kindlasti tõsised mehed ka nagu drifti sõitid. Aga see käibki tõesti niimoodi siia tagasi. Aga ma mõtlen, et nagu... Kurat, see tundub liiga sketši. Aga see ma praegu muud loogikat ei näe selle. Ju siis nii käib ja siin on pidurvedelik ka. Seda peab ka törtsu peale võtma, tagaliin sai lahti tehtud ja korra õhutatud, täis on. Vaata, et pidurid olemas on, kui sõidad. Nii, jahutusvedelik, kas siin on ka mingi nipp või? Tühi on. Saab seda? On punane ju. Roheline või? Roheline. Ma olen kell laos, vaatame, et mul on. Oot, meil konsultraati. Roheline konsultraat on otsas. Juurde tellima. Aga punane. Mingi sinine värk on.
Kärab, sellele ikka kärab. Tilguga, klaasipesu tilguga. Nii, seda saab niimoodi valada siis. No jõle hea täpne valamine peab olema ikka. Seda saab täpselt salongi valada. Pärast jalad märja. Ära ütle, et see salongi filter on siin või? Miks siin mingid luuki need avad on? Oi, saadane. No ongi. Mida Helveti? Aga klaasipesu valamiseks on ikkagi, jah, vaata, see on hoopis selle jaoks, et sa saad selle filtri korpuse äkki eest ära võtta. Nii, et ma pean selle uuesti selle klaasipesu eest ära võtma. See ei ole võimalik. Miks te teete? Mis te teete? Ei saad väga suuremat auku teha. Tead, mis mulle tundub? Äkki see nina käib ikkagi lihtsalt eest ära. No seda ma küll siia tagasi ei saa. Vai Arju! Oota, nüüd saab luti kätte tekkis. Oba, näe. See on nagu pusle, näe. Ja nüüd saad selle kätte. Oba. Nii. Ma mõtlesin, et Audidel on keva vahetada, aga... Mingi ähi võib kinni seda siin. Mis ähi seda kinni saab võida? Mingi stoppere või kuskil. See on puhas küll, ei hakka vahetama. Tegelikult on puhas. Tegelikult on puhas. Ja nüüd on vale uus. Trodo.ee. Mulle tundub, et see sama isegi. See on sama, jah, kui äkki see on manual ka kaasas, kus see teeb. Tagasi. Filtröön. Ei ole. Mõtle ise. Airflow on vähemalt. Õhk läheb. No nii. Paneta kuhu. Teed silmad kinni ära, sest nii ei ole kasu, kui näed isegi. Ei ole. Ja lükkame sinna aukuda kuhugi. Kuredi huumor ikka. Nii väiksed autod ei olegi nii head. Ei ole, jah. Arvasid küll, et on äge, aga... Äge on, aga remonti küll äge. Nüüd ta on mingi viltu, ma näen. Aga see eelmine oli ka valesti juba äkki. Kuule, kas seda saab panna nagu? Kas ta on 4-kandiline või? Tahad mõõdulinti? Ma peaks mõõtma just, jah. See on mingi väärakas mõõdulink ja see näitab mingi kuredi 20. aiatõibeid. Musti numbreid vaata. 20. No peaks minema. No aga ta on oma koha peal ka, ega no ma lihtsalt ei näe, kas ta on nagu paigas ka. Reverse protseduur, siin on nagad. Lambist ei ole ka mingit kasu siin. Täitsa lamp on, õiget on lamp. Salongi filtri vahetumine võtab kauem aega kui mootori maha võtmine. Oota. Sa leidsid mingi trikki. Mul oli mõte. Kuule jah, kui neid liigutada, siis oleks või parem. Kas neid saab panna nagu püsti saasis? Tööle jah? Seisma jah? Oho. Oba. No ära sa räägi, nüüd ei peagi võibolla kolistama. Palju lihtsamalt läks ju. Hoob läks eest ära, nüüd saab kuule paika ka panda seda tagasi. Nii, valmis. No käi kõps. Läheb. Niimoodi saab suunda näidata, kus sa lähed. Mis sa tahad kakelda või? Kredi vigur vennad, need te vehitate neid. Tahate esiklaas ikka ära lõhkuda? No kojamine uusi vaja vaata, parem spreed panema. Vaata sealt on irvitab nurki. No mis sellega saab ikka suve lõpuni ära sõita, mis ta irvitab siin. Näed, teeme kohe korda. Siia teeme uue kihi kohe peale, nüüd on veel parem. Nüüd raudselt pühib. Karl viimaga sõita ei saagi, juhi pool vähemalt korras. Juhi pool pühib äkki. Trodost paneme jälle tellimuse sisse. Võis mingi nipuka peale. Et Karel, vaata, kas te arvate, et ühe korra ma saan niimoodi tellida, et ma ei telli valesti või? Kondirihm liiga pikk, neid on ka erinevaid. Noh, saadan Trodosse tagasi, seal on tagasisaatmise vorm, saan oma 2 eurot tagasi ja võtan uue. Või ma ei hakka vahesid mehi tüütama ja telli lihtsalt uue, sellega saab midagi kasulikku teha. Sellega saab vahest mingi pikkust mõõta, kui tahad rihma mõõta. No vahet ei ole, lähme tellime. Nii, lähme välja siis, lähme paarutama. Läheme selle pilli kuumaks. Tuuni hullub natuke. Tule kuule tümpsu.
hea küll copyright ei saa teha, aga õnnelik vardiomanik või rentnik. rentnik, no vaata. Sul on oma klapid kaasas, muidu on nii ube sõita. Ei, need on niisama kasutades, aga vaata, praegu väike mure, vaata. No. Väljas on jubala soe. No. See on nagu kasvuhoone. On või? Küpsed nagu ahjus siin. Uus on poesüki siin. Paame rihma peale äkki. Palav sõita või? Tee haken lahti näed või sul ei kõlba või? Haigeks jääb pärast kurkpaluse. Oota, aga kuidas on olnud 2 päeva sõita üldse nüüd? Tegelikult on norm, kui sa selle robotiga ära harjud, et noh, pead trikid selgeks saama, aga Näed, sellel robot vahetab päris kiiresti. tal on kiirem robot kui sellele, et siin on nagu see, et lased siis No see põhimõtteliselt nagu mannerg või? natuke aegsam võib-olla isegi. Isegi aeglasem mu mannerg või? No siis, no ma sõitsin ka, jah. Küll linnas on täiesti okei. Ma ei ole, mis mitu päeva ma sõita sain? No mingi nädalakese sain vist või rohkem natuke. Harjud ära ja linnas on jumala. Jah, aga tulles selle rihmajolu juurde tagasi, siis rihm on õige, Karel hakkas uurima ja tegema lihtsalt vana pea on ajunuhtlus ja seda saab ju 2 pidi paigaldada. Saab pingutada nagu, teeme siis niimoodi väljaspoolt, et saab pingutada siit poolt, on ju, niipidi, aga tegelikult ta käib väljapoole, pingutab väljapoole ja ma ei ole harjunud nägema, et soonte seest lükatakse mitte soonelist rulli väljapoole. See jookseb sileda rulli peal. Täitsa haige. Nii et Rodos kõik on õige, kataloogi valetan, Karel ajab siin mäda teile, ise on natuke tumm-tumm, pea on vahepeal pulki täis ja kojamehed tellisin. Nüüd on 2 erinevat, vaatame kumb kestab kauem. Üks tootja, teine tootja. Bosch ja X, mis see teine on? Oximo, Simple Works, Classic Viper. Nii et vaatame, paneme sulle kondi rihma peale, kas tõesti tuleb külma ka, kas on seal buss sees või mitte. Ega kui palav on, siis see kasvuhoone tegelikult on, noh, päris ebamugav on. Jah, ja lõpus Karlil on, BMW on katki, aga sellest eraldi episoodi ei tule, et Rodos tükid tulevad, et hakkasid Ventvelli või seda nukkvõlli treima või midagi. Ei, tegelikult ongi kasulik, ma tean ühte venda, kellel on terve hoov autosid täis, siis saabki liikuda vahepeal. Jah, romud saavad sõita tõesti. Nii, aga ma arvan, et tungib üles selle saab vist kõik altpoolt teha, sa isegi pea pagassi minema. Ma arvan küll. Jah, ma arvan, et saab. Ma mäletan, et siit nägi ülevalt nägi. No ülevalt nägi ka. Pumpid up. Laseme üles. Paako tunge leiab kiltpild.eu vampiiro ja sooduskoodiga. Alumiiniumtung on, see on kerge, selle saad kaasa ka võtta, kui. Mul aitab, kogu eesiratas tõusub kõhku juba. Külili läheb. Service luuk on siit saad keerata ülemist ühte pinguti polti. Ja siis teine on seal all. Ja siis on see kate käib ka veel kuidagi sealt alt läbi, nagu selle rihmaliini ette see. Ma ei tea, kas sa selle saad tagasi panna. Kõik tõstukid on kinni, nüüd peab ikka põranda peal jebimane. Opa, läheb. Oota, enne peaks mind auto käima panema, vaatame, kuidas ringi käib. Siis paned selle ette, siis pärast ei käi ringi. Viiskab selle püksi rihma maha pärast. Vaat nüüd on paugu pild, vaata. Ei olegi. Immo. Ära ehmata. Immo. Ära mure. Käib ringi. Ja, aga lüüta konti taha, vaata, kas sidur rakendub. Ei rakendub. Aga ta ei jää sisse. Jaa. Ei jää sisse. Ei jää. Midagi on katki pole. Aga temp pane ka külma peal on. Kas või veitkas ei tööta äkki? Nii. Oba! Hakkas ringi käima. Ei hakanud. Äkki ta läheb aega. Pööre ei küll muud. Aga see otsarattast küll, sidur küll ringi ei käi. Et seisuga, ma katsun. Kas teil on sidur või ei ole? Nii, vaatame, kas siin on sidur või ei ole. On ikka, näe. Siduri rakendu, näe, see käib ringi. Urja. Ots seisab, ta ei rakenda sidurit millegi pärast. Tead, kuidas, miks sidur ei rakenda ka veel või? No. Kui kont tüü on. Et siis ka ei rakenda. Pärast polegi bussu sees. No ühesõnaga, mul siis ei oppa. Aga mis seal ikka, siis on nii? Ei, no korda tuleb teha ju. Nüüd on vaja see bussu täitmisaugud üles otsida. Ma ühte nägin sellisel maailma lõpus jälle. Ja sealt oleks vaja proovida, kas on sees, äkki on vähe.
kui on vähe surveanduri, ei taha ka rakendada seda. Või seesama kaitsmeplokk, mis oli, seal olid ju kondi asjad ka kõik. Kui ventikasi lähe, siis ta ei ka rakendada. See sai puhtaks ja kui uued kaitsmed said ja ma võtsin üle ka, et kaitsmed oleks terved. Nüüd buss. Bussu võib vähe alla, seisnud auto. Muidugi. Ja vaata, siin oli surveanduri küljest, käis 2 juhet, kas ma panin need mõlemad tagasi omast poolest panin vist. Ma unustasin ühe panna äkki või? Kontrollib. Käisid internetis, ei? Käisin internetis vaatamas korra. See peaks ära käima kuidagi. Peaks? Ei tea, ma ei julge, aga see on katki juba stange. Äkki teisele saab ka siit ligi? Kuule, ma ei tea, kuidas see ära käib. Ei tasu toore jõuga jebida. Tuleb pruvikas võtta. Nägid? Häba? Kurat, ma olen smardi insener. No näed. Nii. Ja üks paistab sealt juba. No nii. Üks paistab siit. Teeme otsa, vaata kui oksiidne kõik see. Teine tuleb ikka ülevalt siis või? Ei ole, teine on täpselt siit saad. Jaa, siit saad. Jah, ongi. No nii. Oota, ma olen kaugel. Oota, tõeks. Vaata nüüd. No. Ei liigugi. Ei liigugi. Vaata teist auku. Seal on mingi... Issad jumal, ma panen oma käe sisse, seda ma enam tagasi ei saa. Siis oled ka osa Smardist. Põhimõtteliselt. Suurema kämblaga mees ei saagi autot remontida ju. Mis on udu tule auk muidugi? Tea. Oi, kuradi kõvasti kinni järjad. Nii. See jääbki sinna. Ära saa pane, ma panen ise siis. Kõik. Nii, nüüd on käsi masinas. Ei, no lõikame selle augu suurema. Välja enam ei saa ju. Mis sükse koha peale panna sükse? Vaata, inseneer. No warning, Smart lendab õhku. Kõik, game over. Gaasi eest ei pea maksma, sest seda pole mõtet sisse märna. Ära mõnid. Ma pean ikka kuradi selle mikrolõin ahjuga edasi sõitma. Nii soe on. Sul oli süsteem nii tühi, et ei saanud isegi aru, mis gaas sul sees võiks käia. Järelikult on suur mulk kuskilgi või? Kuule, aga see teistpidi saab ka testida ju. Paneme õhku sisse. Saame ikka. Parel, see Alex puhub ja... No, oleme Forsti tulnud, et mõtlesin, et easy fix, paneme bussu sisse, aga buss ei taha sees püsida. No vaatame, teeme siis ühe loomkatse veel ja siis saame teada, kus auk on ja siis vaatame, kus me viitsin edasi tegeleda või läheb kohe müüki. Ei tea, mis see kondiga viga on, pole ammu täitnud. Rinka ei saa nagu nii kondiga sõita. Ja. Oota, sa pidid review'd tegema hakkama siis. Ja. Sa ütled, et oi, kurat, kehva auto. Oota, peaks Villeri juures ka käima, džipima ära ikka. Enne tegema ja pärast. Oss või? Kui ei ole ta harjunud, et... Sa pole nii suurt auku näinud. Kliimas on üks auk siis. Kuule, siin on augu paradiis. Kuule, radikas. Kurat. Selle saab Trodost uue, ega teil ju Force'is ei ole neid radikaid. Ei, seda ei saa. Aga kurat, vaata, Varn-Tusserit saab teha siin. See on nagu sul ongi radikas, see on nii väike. No võt sellised lood siis. Varn-Tusserit saab see. Mahupidu. See nii vähe lekib. Nii vähe lekib, jah. Aga see on see Eesti sool jälle. Ära nüüd raiska vahendeid. Paneme ajalukku nüüd, ma olen ära. Mul siin kurat päev võtta aega ei ole. Me saame ise hakkama sellega. Ma tulen varsti jälle. See lekib täpselt selle koha pealt, kus otse radikale tuult ei ole nagu selle numbrimärgi koha pealt. Siit see vahe ei leki ja alune vahe ka ei leki. Sinna jääb sool kinni ja see vihm ja vesi ei pese ära see. No võt, nüüd teate, olete jälle targemad. Lähme siis radikat ostma.